6. käik ja gaas põhja Coolbetiga. Tere kena laupäeva õhtut, kallid rallisõbrad. Rally Estonial on sõidetud siis teine võistluspäev, mis on siis selle nädalavahetuse kõige pikim. Ott Tänak on liider, kõige tähtsamad uudised kõigepealt. Meie jaoks on kõik hästi. Stuudios on Gunnar Leheste ja eksperdina Sander Pärn otse metsa vahelt katsete pealt. No, Sander, räägi, mis seal siis metsa vahel toimub, kuidas seal emotsioon on ja mis sa täna nägid? Tere taas, jah. Jah, katsetel täna käisin tavapealtvaatajana tavapaketiga hommikune siis teine katse, ralli 3. ja päeval oli pikk vahe, tuli jälgida ekraanilt ja õhtul siis ka üks katse, et väga kihvt, ainult positiivsed muljed ja emotsioonid, et kord majas, parkimine reguleeritud, käte desinfitseerimine, ilusti vaadati, et kas ikka desinfitseerid, kui ei desinfitseerinud, juhiti tähelepanu, desinfitseeri käed, kellel ei olnud mask, anti mask ja sisse saamine käis üsna kiiresti tegelikult, et see oli kõik mõnus ja ladus ja ruumi oli ka piisavalt pealtvaatamisalal. Ja ekraanid, tähendab jah, igal pealtvaatamisalal siis suur ekraan pandud on ja kokku 27 ekraani vist oli niisugune number, kus meelde, et võimalik jah, et ja väga kihvt, väga mõnus, et hommikul jah, ilm super, mitte väga jahe, mitte palav, vihma ei sadanud. Vihma hakkas alles nüüd sadama, kui me siia stuudiost tulime, et ja täpselt, et metsas oli olukord, ütleme nii, et oli rahulik, professionaalne ja mõistlik, et kõik oli paigas tundus. Mitu tundi varem sa pidid katsele minema, et saada normaalne parkimiskoht, normaalne seisukoht, istekoht? Ei olnud üldse probleemi, et ikkagi ju igas pealtvaatamisalas oli ju 1000 piletit, on ju, et kui oletame, et kui koroonaviirust poleks, on ju, oleks asi kõik vaba olnud, oleks ju pealtvaatajaid ilmselt kordades rohkem üldse rallil, siis ma kujutan ette, oleks see tunglemine palju suurem olnud, et sellist asja, mis varasemate aastate Rally Estoniatel on olnud, sellist probleemi ei olnud, et läksime piisavalt vara ikkagi, et 40 minutit enne esimese autos starti olime siis seal parklas nii-öelda, et parklasse sisenemist praktiliselt oli väike järjekord, aga läks väga kiiresti, et ma ei tea, võib-olla 2-3 minutit sai ainult nagu oodatud, et parklasse saada autoga ja sealt juba pealtvaatamisalasse ja kõik sujus tõesti kiiresti, et jah, need alad olid piisavalt suured, parklad olid piisavalt suured ja 1000 ju inimest maksimum ühte alasse, et see ei olnud nagu üldse probleem, et kui rahulikult sa saad üldse rallit vaadata, sind tuntakse ilmselgelt, et ei hakata küsima, et mida sa siin teed, et miks sa ei ole teispool seda piirdeaeda? No nii, selles mõttes, eks ikka on üksikud inimesi, kes nii-öelda ära tunnevad mind või on siis täitsa tuttavad, tulevad juurde, aga pigem on nagu seda vähe ikkagi, et mul nüüd prillid ees ja väike habe on ju, et võib-olla iga inimene ei tunnegi ära, on ju, et aga ei, eks ikka nagu tuntakse ära ja mõni julgem või tuttavam tuleb ka korra juurde aga ei, minu jaoks ei ole see probleem, et täna võib-olla 2-3 inimest tuli nagu täitsa niimoodi lambist juurde. Mida sa nendel 2 katsel nägid? Kas sinu vaatevälja jäi ka mõni olukord? Mõlemad pealtvaatamiskohad, kus ma täna olin, olid sellised hüppekohad, et ja kummaski, ainult selles hommikuses esimeses kohas oli natuke keerulisem, kiirem, siuke kerge kurviga hüppel järgnes nagu kurv, et seal üks tagapool alles, kas oli vist mitte prioriteetsõitja üldse, keegi R5-ga hüppas siis nagu teest mööda natukene, et poole autoga kraavi, et aga midagi ei juhtunud, sai sealt kraavist kohe nagu hooga välja ja et jah, mingit actionit mina nagu raja äärest täna sealt ei näinud,
et ja hüpped ka, mõlemad hüpped, ma olin siis sellel SS3 Kanepi katsel olin selles kohas Unt, on ju, ja siis õhtul olin Mäeküla katsel, olin siis kohe stardist 800 meetrit oli see hüpe, et mõlemad hüpped ka, et kui ma need läbi sõitsin paar päeva tagasi ise, siis tundusid nagu siuksed päris õudsad ja hirmutavad need hüpped, aga tõesti ralliautoga ei olnud nagu üldse. Jah, autod hüppasid, lendasid, aga täitsa mõistlikult, et jah, tavaautoga neid läbides jääb nagu mulje nagu nii-öelda suurem ja hullem nendest hüpetest, aga tegelikult on täitsa sõidetavad ralliautoga. No aga actionit raja peal ikkagi juhtus nii, et meenutab nagu Türgi rallit juba, et iga katse peal ja kohe mitu tükki. Jah, seda küll, et võib-olla Eesti ralli kohta oli tõesti actionit võib-olla üle keskmise, et rehvi purunemisi palju, mis on nagu huvitav, et ei teagi täpselt, et kas siis, kuigi jah, kui tuli ka sõitjatelt kommentaare, et enda arust kuhugi pihta sõitnud on ju, Rovanpera vist ütles korra nii ja kas Evans ka või kellel seal see rehv läks, et aga kuidas vist oli mõni üksik mees, kellel ei läinud rehv, esimesena tuleb äkki Katsuta sai puhtalt läbi või ja äkki Lube ka võis saada. Tähendab, mis puhtalt ilma rehvi purunemist tänase. Et tõesti rehvi purunemisi oli palju rohkem, kui oleks ootanud siinsel rallil ja te ei saagi aru, kas siis sellest, et tee läheb liiga katki või nad ise kuhugi pihta sõitnud, aga võib-olla tõesti siis, et jah, oli ka nagu kaamerapildist neid rööpaid ikkagi näha, et võib-olla siis nendel aeglasematel, kitsamatel teedel on ju, et ju siis sealt ikkagi mingid kive või selliseid asju välja tuli, et mis need rehve lõhkus. No tegelikult rehvid purunes ikka hommikusel läbimisel, et kas võib olla, mu enda peas on selline teooria, et äkki need hüpped ikkagi seda rehvi rõhku niivõrd mõjutavad, et muutub hapraks? Hüpped ma ei usu, pigem mitte. Et hüpped neid rehve ikka katki ei tee, et ma arvan ikka tõesti ju tuleb sisekurvidest mingid kive välja või jah, mingid löökaugud ja sellised asjad, et kuigi jah, huvitav oli see, et ka hommikusel läbimisel, kohe esmakordsel läbimisel oli ju rehvi purunemisi on ju. Kalle Rovanperal tuli näiteks. Jah, kohe hommikusel teisel katsel on ju, et enda arust kuhugi pihta sõitnud, et see on nagu huvitav jah, et ühesõnaga oli rehvi purunemisi palju ja oli ka muud actionit on ju, et siin Georg Linnamäe käis üle katuse, ma saan aru on ju. Georg Kross kahjuks samamoodi üle katuse kohe hommikul vist ka teisel ehk ralli kolmandal katsel kohe hommikul jah, et mis actionit veel oli, et sa võib-olla oled rohkem isegi kursis kui mina, et alustada tuleks loomulikult Thierry Neuvilli 7. katsest, kus ta siis kuidas ta nüüd ise kirjeldas, samuti väliskurvist tagumine parem refleks millegi vastu ja oligi vedrustus läinud ja kogu see rattamehhanism oli kõver ja ei olnud seal enam kuskile sõita. Jaa, ekraani pealt seda nägin, et sõitis tähendab 3 rattaga finišisse, aga siis ülesõidul ei seisnud. Neuvillil läks seal, tundus jah, et läks see kurv ikkagi vist natuke pikaks, et ja läks natukene tagumise parema rattaga siis väliskurvis liiga laiaks ja seal oli kahjuks mingisugune siis kuramus seda teab, mis seal oli, känd või kivi või mingi väga paha koht, et läks pihta ja kohe oli, koib oli alt õllerdas, et. Jah, et auto viskus sõidujoonest välja, tagumine osa läks käest ära ja lõhkusime kohe osa vedrustusest, teadsime kohe, et meie ralli on läbi ja šansid tiitlile võidelda muutusid pärast tänast intsidenti väiksemaks. Ei kadunud täiesti, aga muutusid väiksemaks. Jah, täpselt, et selles suhtes kahju, et huvitav oli see, et mehel oli ikkagi hoogu rohkem, ma ütleks, kui me siin võib-olla nagu ootasime või arvasime, et ikkagi oli ju ennem seda intsidenti hoidis 3. positsiooni ja üsna ikkagi peaaegu esimest peaaegu liidritega samas tempos, et väga kõvad ja head sõitu tegi, ütleme, kiire ralli kohta, et see oli nagu natuke üllatav, aga jah, kahju, et tal niimoodi, et jah, midagi ei ole teha, rallivärk. Aga võtame siis meie vasta esikolmiku kõigepealt ette. Ott Tänak 10. katsest 3 võitu, ütles, et surus nendel kohtadel, kus nägi võimalust konkurentidega vahet suurendada, 3., 4. katse ja 8. katse tulid talle koju.
ülejäänud katsetel hoidis rehvi, sõitis targalt. Mis sa ütled Oti tänase päeva kohta? Väga hästi sõidetud päev. Tal muidugi seal esimesel ringil oli see... Tal oli ka katse lõpus tuli rehv maha. Rehvi purunemine nii-öelda, et tal vist katse lõpuks jooksis üks rehv tühjaks, ma saan aru, et oli siis nii-öelda see slow puncture. Päeva esimesel katsel kaotas seal kerge ärevus tekkis, et kaotus 2,8 sekundit. Ja suurem ärevus oli ikkagi, ma saan aru, pärast või mis talle võib-olla sellist lisakoormust pinget tekitus oli, ta ise vist ka nagu vihjas sellele või mainis seda seal esimese ringi lõpus, et ainult üks varu ratas kaasas oligi, et selle kohe pidi nagu ära kasutama päeva alguses ja ülejäänud katsed pidi väga täpselt korralikult sõitma ja sellele vaatamata... See oli väga paljudel murekohaks. Ja, võt, et sellele vaatamata oli väljus sealt olukorrast liidrina, et väga kõva sõna, et jah. Ott Tänaku edu siis viimasele päevale minnes on 11,7 sekundit Greg Priini ees. No enne kui me Priinist räägime, kes on väga kõva avalduse ja väga kõvasti üllatunud siin, et kas 11,7 sekundit nendele viimasele 6 kiiruskatsele minna, on seda palju või vähe? Ei kumbagi. Ma ütleks, et seda ei ole vähe sellise ralli kohta, aga seda ei ole ka nagu palju, et kilomeetreid on ikkagi jäänud palju, seal on mingi 80 lausa või homme, et 6 katset on ju, et siin on katsete pikkused on 6,9, 15,4 ja 20, et siis korratakse. Ja, et seda ei ole jah, ei palju ega vähe, et see on selline, ütleme, kiire ralli kohta ikkagi on nagu, see on täitsa nagu vahe, aga puhta sõiduga ei tohiks nagu see nagu Otile väga oht olla, ma eeldan, et kui asi peaks jätkuma sarnases nii-öelda jõudude vahekorras nagu täna, küll aga jällegi jah, on ta piisavalt väike vahe, et kui nüüd peaks midagi juhtuma, rehvi purunemine või mõni apsakas või mõni mahapööre seal pikaks lasta või välja suretada, et siis on see vahe 10 sekundit kohe nagu nipsust, nagu nipsust nulli läinud, et selles mõttes jaa, et siin midagi nagu läbi ei ole kindlasti veel, jah. Greg Priin, oleksid sa enne rallilt arvanud, et on siin võib-olla ainuke mees, kes suudab Oti tempos püsida? Seda ma kindlasti ei arvanud, et ta tähendab, ühesõnaga ausalt öeldes minu sisetunne ütles kogu aeg, et tegelikult et tema on ka siin rallil tugev, sest ta on Soome rallilgi väga tugev olnud ja tundub talle need kiired rallid meeldivad ja ta naudib neid aga jaa, et ta nagu kohe nagu nii hästi esineb, et seda nagu päris ei ootanud, et väga kihvt, väga lahe. Tadamolt geniaalne vahetus tegelikult. Jaa, kindlasti õige valik, ma arvan, et igal juhul. Aga mis sa arvate, kas väga keeruline positsioon on Greg Priinil? Ühest küljest Ott on selge esinumber hetkel Hyundai's, sul on võimalus tegelikult Otti püüda ja su teine ülesanne on Ogieri hoida võimalikult kaugel, et kuidas selle tasakaalu vahel balansseerida ja et mitte nagu ülemustega ka vastuollu minna? On tal lubatud Otist mööduda puhtsõiduga? Hea küsimus, ega me seda ju keegi ei tea kindlalt, aga ma arvan, et ei ole pigem, arvestades seda, et üks nii-öelda poolik päev on ainult jäänud veel, et MM-ralli mõistes on ju, et tavaliselt on päevad natuke pikem, kuigi pühapäev vist on alati enam-vähem sellise pikkusega olnud, et sest Otil on neid punkte ju vaja rohkem kõlkuna. Et ma usun küll, et küll nad ikkagi mängivad seal Oti peale, et kuigi ei tea, ei kujuta ette, samas Ott on ju Championshipis 5 on ju, aga samas hooaeg on lühike, ettepoole oleks vaja rebida kiiresti. Ma arvan, et ma arvan pigem tema ülesandeks saab olema see positsiooni hoidmine seal ja sinna vahele Oti ja järgmiste vahele jäämine. Ja kindlasti väga põnev saab olema punktikatsega sellepärast, et
Thierry Neuville proovib ikkagi auto korda saada ja tulla neid punkte püüdma, et mis mängu seal hakatakse mängima? Jaa, kindlasti Neuvillil on nüüd ainult katsepunkte võtta, et kindlasti tema kui sõitjana ju tahab ka võtta ikkagi nüüd Power Stage'ilt maksimumi, et ma usun, et see võimalus talle jäetakse või antakse nii-öelda Neuvillile siis, et ta on ikkagi Championshipis 3. on ju, et Ott on 5, et punkte on kõigil vaja, et hooaeg on lühike ja aga jaa, ma arvan, et Neuvillile antakse nüüd nii ikka vabad käed, et ta nagunii lõpptulemus on nagu rikutud ja Power Stage'il ma usun, tema võib vajutada gaasi põhja, aga ma pakun küll, et kui nüüd enne Power Stage'i peaks see olukorda olema sama nagu praegu, et Ott juhib ja Priin on teine seal ja nii-öelda on siis Oti ja Toyotade vahel, siis korraldus saab olema ikkagi sinna vahele jääda, ma arvan. Ja Sébastien Ogier teeb sellist kindlalt kontrollitud sõitu, mulle jääb mulje, et kuigi ta ise küll nuriseb, et täpselt sama, et üks varurehv on kaasas ja ei saa nagu väga riskida ja hullu panna, aga 17 sekundit tegelikult selle päeva lõpus ütled selle 17 sekundi kohta kõigest. Et see ei ole ju tegelikult mingi vahe. Ei ole muidugi, 17 sekundit samamoodi, kõik on veel võimalik. 17 sekundit Priinil tähendab. Ogier on Priinist maas 17. Aga Tänakust 28,7. No Tänakust on juba natuke palju, et kui seal kellegi midagi juhtuma ei peaks, aga 17 väike apsakas Priinil, mis iganes, Ogier sõidab hästi kiiresti, võib-olla surub ka natuke homme juurde ja minna see teha, on ju. Et täitsa püütav tegelikult reaalses elus kui ka juures. Et jah, täiesti võimalik kilomeetrid ja katseid piisavalt, et 17 sekundit. Iga katsega mõned sekundid ja oledki järel. 3 katsevõitu on siis Ogier võtnud sellelt rallilt, võitis esimese publikukatse ja 2 katset veel täna otsa. Kalle Roompere alustas päeva väga bravuurikalt, aga teisel katsel kaotas siis parematele seal peaaegu pool minutit ja oligi tema kõrgest mängust läinud. Kahjuks küll jah, et kahju, et Roomperal see rehvi purunemine niimoodi ootamatult ja arusaamatult ja ka mis ta nüüd siis, ütleme, hommikul tolle rehvi purunemise tõttu ta langes siis 8. ja 27 sekundit liidrist on ju kokkuvõttes ja päeva lõpus siis päeva lõpuks on ta meil nüüd siis siin kus siin on 4. ja 34 sekundit, et 6 sekundit ainult poodiumist. Jah, samuti poodium täiesti püütav, 6 sekundit, absoluutselt. Et kõige hullem ei ole olukord tal, aga jah, eks see ralli värk jälle, et midagi ei ole teha, rehvid vahest võivad katki minna. Elfin Evans 5. kohal 36,8 sekundit, aga võib-olla teine selline väike üllatus sellel rallil Takamoto Katsuta Toyotaga 6. kohal, kaotus, on küll üle minuti, aga selja taga on mõlemad M-spordid ja Hyundai'l 3 M-sporti ikkagi. Ja veel Hyundai WRC-ga debüüti tegev Pierre Loubet, et olla sellise pundi keskel, arvates, et tal selle WRC autoga ei ole nüüd kõige rohkem kogemusi, on ikka päris hea sõna, eks? Jaa, täpselt, et esmamuljalt emotsioonilt ei oleks sellist asja oodanud või mõelnud. Nüüd, kui hakata tagantjärgi mõtlema kaugemal minevikku meenutama, siis tegelikult elab ju Soomes, treenib väga palju Soomes, ja üleüldse tegelikult pigem tundub, et ta neid Eesti ja Soome või kiiremaid rallisid pigem naudibki rohkem ja on talle need kuidagi nagu rohkem sobinud. Eks see tuleb ilmselt sellest, et on siin keskkonnas rohkem treeninud on ju, ja rohkem kilomeetreid, et Soome meistrikad siin sõitnud ja nii edasi, et selles suhtes väga kihvt, väga lahe näha, väga positiivne, et Takamoto Katsuta on nagu siin ikkagi võrreldes oma eelnevate esitustega, võiks öelda WRC esitustega saanud nagu hoo üles, et rohkem kui ennem, et ja selja taga on Lappi ja Sunninen, et palju kogenumad mehed, et see on nagu, see on kihvt näha. Jah, et ja Lappi puhul kuidagi nagu natuke pettumus, et aga ma arvan, see võib tulla sellest, et M-spordi meestel mõlemal siis Lapil Sunninil 7-8 siin positsioonid, et Katsuta selja taga, et ma arvan vähene kilomeeter sellel hooajal, et M-sport
sest ju eelarve ja vahendid palju vähem ja no mehed ongi nähtavalt vähem sõitnud, et tehase meeskonna mehed on ikkagi saanud kilomeetrit kindlasti rohkem. No Lappi iga katse lõpus paneb ühe sama maki peale, et tunne on okei, auto on hea, aga no lihtsalt ei liigu ja ma ei tea, millest see tuleb. Et mees higistab endal liitreid sealt välja, aga no autost ei võta midagi välja. See on huvitav jah, et kindlasti nendel Fordidel on potentsiaali rohkem, ma arvan, et jah, siin on, ma arvan, lihtsalt on see, et teised on saanud rohkem sõita, rohkem selle kiire sõiduga viimasele harjunud, et ja väga kiire ralli ka, et ei ole lihtne kindlasti sellisele rallile peale pikka pausi tulla. Et ma arvan, see on kindlasti siin suur roll on sellel, ma arvan. Teeme väikse pausi ja vaatame teised klassid ka üle. Tõeline rallifänn teab, et turvalisus on oluline. Milline on sinu turvavarustus? Leia aega oluliste otsuste jaoks. Kindlusta enda elu, et kogu su pere tunneks end turvaliselt. Tutvu elukindlustuse tingimustega mandatumlife.ee ja pea nõu spetsialistiga. No nii, eestlasi loomulikult väga palju siin Rally Estonial alustas neid 14 tükki ja kui arvutused paika peavad ja siin nüüd viimasel katsel midagi juhtunud pole, siis peaks neid olema 12 tükki alles. 11. Võimalik. Ja, igatahes rääkida tahtsime Egon Kaurist, kes oma Škoda Fabia Rally 2 klassi masinaga on kogu sellest R5 pundist ikkagi, no ei saa öelda, et üle, sest mõned mehed teda ikkagi edestavad, aga päeva esimene katse ja kohe kotis. Väga kõva esitus, väga lahe, väga kihvt, et päris sellist tempot ei oleks nagu osanud oodata, arvestades seda, kui palju on näiteks Oliver Solberg sõitnud üldse viimastel aastatel ja ka see hooaeg, et no ja Jari Huttunen võitis selle auhinna Karl Kruda ees ka on nagu nii-öelda tehase mees Kaetanovits, no millised kogemused talvel all, et ülejäänud mehed teevad. Täpselt ja Östberg, endine WRC mees ka nagu päeva lõpuks selja taga hoida ikkagi väga kõva sõna, et Egonil üldse ju R5-ga on üldse väga vähe sõitnud, et kunagi Sardiinia rallil käis on ja ma ei tea, kas ta üldse rohkem on sõitnud, et nüüd tegi 2 päeva treeningut ja tuli nagu rallile, et see on nagu väga kõva esitus ja mis sa tahtsin öelda, et küsisid, et kas actionit nägin raja peal, siis tuli just meelde, et Egon Kauri actionit ka nägin, et kuidas tehti Märtinit, jah, et hommikusel teisel ehk ralli 3. katsel kapott üleval, siis mees sai ka päris esinduslikku sõidu tehtud, et ma ei tea isegi, mis see aeg seal oli, aga noh, ei saanud väga suur kaotus olla, kui päeva lõpuks on 17. Päeva teine katse, 3. koht ja kaotus 7,4. Noh, väga hästi, et jah, et Egonilt küll nagu natukene üle ootust isegi, et väga positiivne näha. No selle kapoti kohta ütles, et tegi amatöörliku vea, et käis seal all midagi sättimas, pärast jäi lihtsalt korralikult kinnitamata ja oligi tulemus käes. Jah, et ise vist unustasid kapoti lähte, ma saan aru. Midagi puruks ei ole, et selles mõttes on kõik nagu super hästi. Ja viimasel katsel siis tänasel päeval 3. koht, kaotust 4,2 Jari Huttunenile ja kokkuvõttes siis hoiab Solbergi järel teist kohta, vahe 17,8. Vast polegi kõige tähtsam, kui suur see vahe on, peaasi, et mees on poodiumini. Täpselt, et Solberg juhib, Kaur teine ja Östberg praegu 3, et Östberg on küll 5,7 sekundit Kauri taga kohe, et siin homme lisaks omakorda Östbergist on jälle 5,4 on Kaetanovitš on ja poolakas, et Euroopa meister, et siin läheb selle nii-öelda teise koha kaitsmiseks läheb kõvaks konkurentsiks ja noh, kui edasi minna või eestlastest võib-olla rohkem rääkida, siis Georg Linnamäe jällegi sõitis väga hästi, on ju, et aga ma ei tea, millisel katsel tal see intsident oli, aga kahjuks jah, et kahjuks jah, rullumine. Ja Karl Kruda ja Gustav Kruda, või räägime siis Karlist, et Karli võib-olla päev ja algad ka vist kõige paremini, aga samas vist mingid probleeme
Vot Karl Kruda kohta ei olegi väga palju infot läbi tulnud, et mis tal seal täpsemalt juhtus, sest ta ju stardib nii hilja, et jõudis sinna midagi seal vist hommikul oli, aga ka kuidagi infot, ma ei tea, ma ei saanud ka seal vaadata, levi ei olnud ja et jah, nemad on nagu praegu tagapool, aga jah, järgmine eestlane on siin Rain Raus, on ju, siis on meil Raul Jeets kohe tema kannul, pea 6 sekundit kaotust ja siis on Karl Kruda, on ju, et ja siis on Gustav Kruda. Karlil seal hommikul midagi juhtus, aga ma jään ostu sulgu, mis tal juhtus kahjuks. Oligi vast palju loota, et kõik eestlased siin nüüd R5 asjadele, maailma asjadele ära hakkab panema, et peame olema positiivselt, vähemalt üks seal eespool on. Jaa, täpselt, et ma arvan Karl Kruda puhul siis ka ikkagi mitu aastat pole praktiliselt üldse asjaga ju saanud tegeleda ja nüüd nagu järsku starti tulla, et kõik treeningkilomeetrid ka just väga palju ei saanud minu teada, et selles valguses ongi näha, et kuidas see mittesõitmine ikkagi mõjutab, et näha on, et mõjutab, et näed Lappi ja Sunninen ka, et teistest vähem kilomeetrid ja kohe on nagu tempo erinevus sees, aga jah, võib-olla kui minna siia juunior WRC poolele, siis nagu ma aru saan, siis 11. katse lõppu vast ei olegi veel kõik. Robert Virves või juhib meil? Virves viimane katse, teine koht ja juhib siis lätlase Sesksi ees kokkuvõttes 11,2 sekundiga. Jah, ka väga tubli, et ja päeva jooksul oli seal torniga ikkagi sarnane tempo, võitlus ja aga mis seal tornil siis nagu tornil ei mäletagi, mis katsel nüüd seal lõpupoole, igatahes teisel läbimisel 9. katse vast äkki oli. Läks tal 2 rehvi, aga 1 varu oli kaasas ja sellega ongi korras. Ja, okei. Aga Kauris veel rääkides, tahtsin küsida, et mis sa ise arvad, millised tiivad see üks ralli seal kõrges mängus võib talle nüüd anda tulevikus, et milline mõju selle võib olla? Raske öelda. Ma arvan, see üks ralli mingit suurt imet ei tee, üks ralli ja üks siis ütleme väga hea tulemus sellelt ühelt rallilt, on ju, et eks lõpuks on ikkagi vaja nii-öelda, kuidas siis öelda, et lõpuks on ikka vaja, et keegi selle nagu tegevuse kinni maksaks, et tegevus ei ole mitte soodne ja et ikkagi ma toon näite, et WRC2 hooaega sõita, me räägime ikkagi alates 500 või 600 000 eurosest eelarvest, mis sisaldab puhtalt ainult võistlemist, et 7 MM-rallit nagu WRC2 kaasa teha, et ikkagi vähemalt 500 000 eurot oleks vaja kuskilt raha leida, et see, et nüüd ühe ralli korraks väga hästi sõidad, et ma ei taha uskuda, et kohe keegi tuleb, ütleb, et ma nüüd panen sulle 500 000, et lähme sõidame rallit, et see käib ikkagi kuidagi teistmoodi, et väga head suhted, sidemed ja et kaasa oleks vaja sõita ikkagi terve sari või pool sarja või mõned rallid, et ja igal rallil näidata nagu ikkagi potentsiaali ja kiirust, et siis võib-olla on nagu nii-öelda sellel mingi suurem mõjuefekt, aga jah, et raske öelda, aga väga tore oleks, kui niimoodi asi lõpeks, et seal Solbergi järel ta teisena tuleks või miks ka mitte esimesena. Et üks päeva veel ees, kõik on ju võimalik. Mis sa ise arvad, kui palju selle hea hoo taga on tema tohutu tõestamisvajadus sellel Rally Estonial, et sa oled saanud rahva rahaga omal eelarve kokku, tahaks kuidagi selle jala sinna karusselli ukse vahel jälle saada ja kindlasti on. Palju ta surub selle võrra rohkem kui teised mehed? Kindlasti on nii-öelda see tõestamise efekt siin ka, ma arvan, mingil määral sees ja eks ta on muidugi ka selles mõttes, julgeks öelda, et nagu on hästi läinud selles mõttes või õigesti teinud, et ta on viimasel ajal ka nagu kogu aeg sõitnud, et käis ju Lõuna-Eesti rallil ja kõik võimalikult palju rallisid Eestis kaasa sõitnud ja viimastel aastatel sükest mingit suurt pausi pole nagu jäänud, et kogu aeg on tegelenud asjaga, et eks ja see protoauto, millega ta sõitnud on viimastel aastatel, on ka kindlasti üsna võimas ja et mõnes mõttes isegi R5-le sarnane auto on ju, et see selles mõttes, ma arvan, selle pealt see hoog praegu ongi nagu tulnud. No sõltumata sellest, kuidas tal homne päev läheb, väga tahaks soovida jõudu ja jaksu
selle nii-öelda bürokraatiaga tegelemiseks ka, et leiaks veel vahendeid ennast maailmaklassis veel näidata. Jaa, täpselt, et nagu me näeme, Eesti sõitjatel on talendikust, on potentsiaali ja võimekust ja tahet nagu sõita, et kahju, et neid võimalusi kõigile ei jagu, et kui vaid tuleks toetajaid ja sponsoreid ja nii-öelda jõulisi toetajaid ja fanatte sellele alale nagu juurde sõitjaid toetama, et see oleks väga kihvt, et Eesti on ikkagi täna ikkagi ralliriik. Räägime homsest päevast ka paar sõna. Nagu öeldud, siis 84,94 kilomeetrit katseid on meil veel ees ootamas. No, sa oled need katsed läbi sõitnud, mis nad iseloomult on, palju nad tänasest päevast erinevad? Jah, eks nad on suures pildis ikkagi üsna nagu sarnased, et kõik need katsed siin üksteisele, aga homsed katsed on siis, jah, on meil 3 erinevat katset. Üks on siis see lühike Arula katse, ehk siis ka tuntud kui nii-öelda käärikukatse, on ju, et see on suures plaanis on täpselt sama, nagu ta on alati olnud, on see kurikuulus nii-öelda siis eelmisest aastast Evansi hüppe seal sees, on ju, kus Evans selja ära hüppas ehk teist mööda hüppas natukene aga ta lõpeb seekord teistmoodi see katse, et see lõpu viimased siin mõned kilomeetrid on uus osa täitsa, et ta keerab sellelt katselt maha ja läheb sinna siis jah, Tartu maratoni matu toitlustuspunkti suunas, tean täpselt. Et ja Kaagvere katse, siin on ka tegelikult uusi lõike aga Power Stage, väga lahe katse, väga kihvt katse, et on ka eelnevatel lastel sees olnud ja tõsine väljakutse, tõsine katse, et absoluutselt kõike on siin katsel, kõiki elemente ja see, ütleme nii, et see viimane katse, jah, ta on veel 20 kilomeetrit pikk ka, et homne kõige pikem katse üldse, et see katse on väga suure rolliga ja väga määrav, et kui mõtlema hakata, või eile vist küsisid mult, et mis on kõige ägedam või kihvtim katse, mis mulle meeldis, siis kui ma nüüd mõtlema ja meenutama hakkan, siis tegelikult see Power Stage ongi kõige ägedam katse tegelikult. Kambja? Jaa, kõige ägedam katse tegelikult. Vot. 84 kilomeetrit, no siin võib arvestades palju juhtus nüüd täna pärastlõunaga, võib 84 kilomeetriga juhtuda veel kõike. Absoluutselt, täpselt, et 84 kilomeetrit on peaaegu nagu üks tavapärane Eesti meistrivõistluste ralli, mis muidu on 100 kilomeetrit, et põhimõtteliselt üks Eesti ralli on meil veel homme ees pikkuse poolest ja 6 katset, et siin võib veel absoluutselt kõike juhtuda, et ralli ei ole kindlasti veel läbi ja loodame, et kõigil läheb hästi. Vaatame kiirelt üle ka Kuulbeti koefitsiendid, mida ennustatakse homseks päevaks või üldse võitjaks ja poodiumitele, et Ott Tänaku võidukoefitsient muudkui langeb, et tegelikult vast enam ei soovitatagi Oti peale väga palju raha panna, sest 1,08 sealt enam väga tagasi midagi ei saa, korrutage kas või 10 eurot 1,08-ga saate aimu. Greg Priini, kes tahaks praegu Greg Priinile panustada, et kõik me ihkame ju Oti võitu, aga kui mõni selline, kuidas seda nüüd öelda, pessimist või selline pahategija peaks kuskil olema, siis Greg Priini võidukoefitsient 7,00 ja Sebastien Ogieril 15,0, sealt edasi läheb juba ulme valdkonda, Kalle Rovampera 30,0 ja Elfin Evans 50,0, et mis siin Oti võitu võiks veel väärata, mis sina hindad? Mis iganes tegelikult, nagu me teame, ralli on väga ettearvamatu ala ja ka tehnikasport ju, et aga tui, loodame, et kõik läheb hästi ja kõik me oleme ju siin põhjalt hoidmas Otile, et ütleme nii, et stardiplatvorm homseks ja ralli nii-öelda lõpetamiseks on väga hea hetkel, et loodame, et saab ära teha. Homne võistluspäev siis algab isegi 5 minutit varem, kui ta täna algas, 7:35 ja viimane Power Stage'i katse 13:18 järjest ilma servisita.
jah, tõesti. Mis sa sellest asjast arvad? See on päris kõva väljakutse tegelikult sõitjatele, et noh, MM-ralli tippsõitjad on muidugi harjunud sellise asjaga, aga võib-olla rohkem on see teema või nii-öelda katsumus nendele, kes ei ole väga palju MM-rallisid sõitnud või ammu pole sõitnud, et näiteks meie ülejäänud Eesti R5 sõitjatele on ju, et tavaliselt on ju 2 katset servis ala, et ma ei tea, 20-30 kilti ja on kohe servis ja rattavahetus või rehvide vahetus, et praegu on ju, ma saan aru, et ma muidugi ei tea nüüd, kas rehve vist ikkagi äkki saavad vahepeal vahetada, jah. Aga ma ei ole kindel, ma ei ole nii detailselt kahjuks või õnneks süvenenud, et aga jah, ikkagi 6 katset järjest sõita 84 kilomeetrit ilma nii-öelda hoolduspausita ei ole lihtne lugu tegelikult. Nii vaimselt kui füüsiliselt. Tahtsin sinult veel küsida, meil sajab praegu ladinal vihma siin Tartu kandis ja Lõuna-Eestis öö läbi ka, jumal teab, mis hommikuks saab, et kuidas Ott nüüd stardib seal tagumiste meeste seas, et kuidas see Otile mõjub, kuidas see üldse sellele stardi järjekorrale praegu mõjub? Sõltub palju nüüd ikkagi täpselt sajab, et kui hommikuks ütleme on ikkagi täitsa need teed läbi ligunenud, siis on võib-olla isegi eespoolt parem tulla. Aga kui väga palju ei saja ja on lihtsalt tee jällegi selline niiske, siis ikkagi sealt tagantpoolt on parem tulla, et ma ütlengi, seda me saame lõplikult näha ja aru nagu hommikul, et mis see tee teeb ja palju on sadanud, aga jah, et teed läksid ikkagi üsna rööpasse ja kohati katki ikkagi täna ka, et eks oli nagu ennem sadanud eelnevatel päevadel ja need uued kitsamad lõigud, et noh, ma kuulsin siin kommentaare, et ja nägin ise ka videost, et see Kekkose rada siis läks üsna, noh, et olgu öeldud osadele inimestele, kes võib-olla ei teadnud, et täna üks kiiruskatse läks, see Mäeküla katse läks ka läbi Kekkose raja, noh, see on tegelikult viimasel vist paaril aastal juba see kasutuses olnud, aga Kekkose suusarada pidi see kiiruskatse läks osaliselt ja seal oli näha tõesti, et see tee läks päris rööpasse, et kui nüüd peaks öösel muudkui kallama, siis homme on need teed veel pehmemad ja homme see teede katkiminek ja rööpa tekkimine samamoodi teema või isegi suuremgi teema kui täna. Ja samamoodi mõjutab see ka kindlasti rehvi purunemise jällegi. Et kõik on väga huvitav päev on kindlasti homme ees ootamas. Üks küsimus laekus meile ka, see ei puudutanud küll seda Rally Estoniat, aga küsimus oli selline üldhariv, et doping autospordis, kui suur probleem, palju võib aidata? Ei ole eriti probleem, et selles mõttes ei ole küll kuulnud, et see üldse väga teema oleks ja kui palju aidata, noh, ma ei kujuta ette, et mida seal üldse siis nagu tarvitada saaks või võiks. No kui me mõtleme, et rallimehed peavad ka füüsiliselt heas vormis olema ja noh, võib ju väga peensusteni minna, ma ei tea, retikume võtta, et kaalu alla saada, lihast pumbata, mida iganes. Et kindlasti on füüsiline vorm ja võimekus ja vastupidavus tähtis, aga kindlasti ei ole ta nüüd ju otseselt nii-öelda füüsiline spordiala, kus füüsis peab nagu ikkagi väga-väga tugev olema nagu viimse piirini, et ma arvan, selle poole jaoks ma ei taha uskuda, et oleks vajadust kellelgi seal mingit dopingut kasutada ja et ma siinkohal väga ei räägikski ja oskagi nagu kaasa rääkida, et ega olen ka ise ju seal enam-vähem tipptasemel ära olnud ja käinud, et ei ole nagu teema sellel spordialal. Aga sa elus mõne dopinguproovi ei ole teinud? Mina ei ole vist, mina ei ole andnud. Et seal, kus asjaga probleeme pole, seal pole ka testijaid tegelikult. Aga sa oled ikkagi allkirja andnud, et sa oled puhas ja kõik teadlik nendest antidopingu reeglitest. Ma isegi seda ei mäleta, kas ma olen üldse kuhugi allkirja andnud. FIA tasemel see vast ikka peaks olema. Et... Võimalik, et olen andnud kuhugi allkirja, aga praegu nüüd meelde ei tule, dopingukontrollis ma käinud pole ja küll aga tean, et Martin Järveoja kunagi, kui veel Karl Krudaga sõitis, siis kas oli äkki Soome MM-rallil, kus juures oligi huvitav, et mitte Karl ei võetud dopingukontrolli, vaid Martin Järveoja kaardilugejana, et pidi vist täitsa käiski dopingukontrollis, et siuke pisteline kontroll oli, et päris huvitav, et no tegelikult ringrajasõidus võib-olla on see nagu rohkem teemaks olnud MotoGP-s, siin on anapoolsete steroididega viimati vist detsembris jäi selline mees nagu Jannone vahele ja sellised väiksemaid juhtumeid on veel olnud ja isegi võistluskeelde antud. USAs on see natuke suurem teema, IndyCaris, NASCARis,
no seal läheb tegelikult probleemseks läheb nende narkootikumidega, et inimesed seal esiteks on bioloomad ja teiseks võib-olla, et oleks natuke julgust rohkem, on seal amfetamiiniga patustatud, aga lugesin nüüd huvitavat artiklit, et miks tegelikult mootorispordis selle dopinguga ei maksa jännata. Üks asi on see, et no kergejõustikus sa riskid põhimõtteliselt enda eluga, et kui mingid kõrvalmõjud sellel dopingul ilmnevad, kukud kokku maratoni rajal, teisi sa kaasa sellega ei võta, aga mootorispordis kiirused suured, sa paned ohtu nii enda elu kui ka pealtvaatajate elu. Täpselt, jah, kui mõtlema hakata tõesti, et jah, aga ma arvan pigem autospordis või siin autoralli puhul on isegi vaata, et see, kui kellelgi on füüsilist trenni, see on nagu puhas kättevõtmise asi ja tahtejõu asi, et sa teedki ja valmistudki ja oled nagu, teed ennast füüsiliselt tugevamaks, et seal autorallil siis nii-öelda need päevad vastu pidada, aga füüsiliselt, aga tegelikult on võib-olla see vaimne pool isegi vaata, et võib-olla, mis võib olla nagu probleemiks mingitele sõitjatele, et vaimselt, et see ära ei väsiks ja kogu aeg terav oleksid ja see tähelepanu ja keskendumine, et see on isegi vaata, et võib-olla tähtsam teema. Just, ei soovita tegeleda loomulikult, olge puhtad ja soovitame loomulikult puhtad olla ka selles mõttes, et desinfitseerige ikka neid käsi ja kandke maske, olid kõigil maskid ees pealt, vaata? Jaa, kusjuures tõesti väga kohusetundlikult inimesed kandsid maske, ja mina küll nagu selles osas probleemi ei näinud, et enamus pealtvaatajatest ju see aasta on ka eestlased, ma saan aru, et tõesti on professionaalne rallirahvas ikkagi see eestlane. Loodame, et mingid muresid ei tule ja mingid ralliväliseid asju ei taha näha, ei taha rääkida, ei viitsi tegeleda. Jah, täpselt. Räägime rallist. Jah, räägime rallist veel homme õhtul pärast finišipoodiumit. Hoiame pöialt, et meie mehega midagi ei juhtuks ja tuleks üks äge andmine homme. Täpselt. Pöidlad pihku ja kõik kaasa elama. Kellelgi veel küsimusi tekib, siis 6kaik@delfi.ee. Pange need teele, vastame homme ära. Aitäh tänasest kuulamast ja kohtumiseni homme õhtul. Homseni. 6 käik ja gaas põhja Kuulbetiga.